2 viisjuhtide mängimine, kolmehäälselt. Ja need akordid on siis moll 7, dominant 7 ja mai 7. Kui nüüd esimene laheneb C-tuuri, siis alustame D-moll 7-st. Edasi Äbersoldi järgi läheb siit toon alla. Et see on see põhimõte, et kogu aeg mängida samade voicingutega ja siis alustada niimoodi, et esimene akord on sellises pöördes. See on nagu siis selle ülemise otsa kvartsekst akord D-moll 7, siis F-tuur, F-tuuri kvartsekst akord pööre. Edasi, kui esimene pööre on leitud, siis saab edasi liikuda ainult nagu häälte juhtimist vaadates. Te ei pea nagu mõtlema igat akordi heli eraldi. Siis vaatame niimoodi, keskmine heli jääb paigale esimeses akordis ja liiguvad äärmised hääled. Üks liigub sinna ja teine liigub sinna. Ja nüüd G7-st C-maisse saame minna nii, et üks hääl liigub ja see on siis see F-noot liigub eesse. Ja kui Äbersoldiga edasi minna, siis C-moll 7 on kohe siin lähedal. See oli mai 7, nüüd liigutate 2 alumist häält. Ja jällegi nüüd saame niimoodi edasi minna, et keskmine jääb paigale. Äärmised liiguvad ja nüüd liigub keskmine. Mai 7-sse, siis võib-olla tasub minna oktav ülesse.